tere, armas Terviselu kuulaja. Mina olen Kaia Kardma ja minuga on endiselt Pille Mutlik. Tere sulle meie poolt ka ja lähme siis edasi terviseliidu teemadega ja oleme saanud päris palju tagasisidet ja minu küsimus on see, et kuidas sul läheb harjutuse tegemine, et iga päev duubeldada oma eelmise päeva sissetulekut ja kui me alustasime 1 eurost, siis mida saab poest 1 euro eest? Päris nagu mõtlema panev koht, sellepärast et päriselt nüüd püüdsin natukene enne selle peale mõelda ja leidsin, et doositikke saab. Põhimõtteliselt on variant ennast põlema panna. või ohtralt küünlaid põletada või mida iganes on ju, et doositikke saab raudselt 60 senti olen ostnud. Turbonuupeid saab kõige odavamaid. Ilmselt mõne saiakese mingi väiksema, kehvema, võib-olla väikse pudeli vett on ju, mis vett. Mingi leivalaadse toote? Jah, mingi pisema pakki või midagi väga, jah, võib-olla midagi sellist. No magusat saab kindlasti midagi. Ja, see näin saab. Võib-olla saab ühe lahku läinud Twixi. Ja. Aga tegelikult jõudsime selle, me natuke põrgatasime seda mõtet siin ette ja jõudsime nagu selleni, et nüüd küsimus on selles, et kas see 1 euro hindade või nagu toodete või nende mõtlemine on nii raske, sellepärast et ise pole nendele väikseid asju ostes nagu või selliseid tavalisi toiduasju, siis nii palju neid hindasid nagu vaadanud, sest ma tean, et kui mul ikkagi seda pakikaerahelveid või mingeid muid või mingit porgandit on, et siis ma nagu ei vaata seda hinda konkreetselt, süvened hindadest rohkem neid suuremaid asju vaatama. Aga jällegi, kes 1 eurot ei väärtusta, sellele ei hakka tulema ka rohkem eurosid. Et selles mõttes on nagu selline hea koht. Ehk et kui sa ei ole hakanud veel tegema seda väljakutset, mis mul eelmisel korral oli, siis on mõistlik alustada või siis hoopistükkis on mõistlik alustada meie järgmist väljakutset, mis algab siis nüüd augustis. Aga enne kui me väljakutseni jõuame, tahtsime siis sulle ikkagi veel üle korrata seda, et meie tervis on ja heaolu on kompleks. Siin ei ole ühte asja, mida sa saad teha ja sul hakkab kohe hea. Et on väga-väga palju erinevaid aspekte, nüansse, lähenemisi, harjutusi, mõttemeele mustreid, mida sa saad vaadata, vaagida ja otsustada, et aga minul on nii ja mulle sobib nii või mulle sobiks nii, kas sul siis on seda, mis sulle sobib või ei. Ja me selles oma 3 eelmises podcastis puudutasime jäämäe sellist killukest. Lihtsalt see, mis sellel hetkel tundus meile kõige aktuaalsem, aga mis tegelikult meie kehas toimub ja kuidasmoodi neid nüüd, kui süvitsi hakata minema, siis neid teemavaldkondi on väga-väga palju ja ega meie eesmärk ei olegi siin kõiki maailma teemasid ära lahata, on ju. Aga me hakkame kuskilt peale ja esimene teema, millega me peale hakkame, on ärevus. Ja minu jaoks see ärevus on võtnud pandeemilised mõõtmed ja selleks, et seda ärevust enda sees siis natukene ohjata, oleme me ellu kutsunud siis sellise 30-päevase väljakutse. Ja mis me seal siis tegema hakkame? No nii nagu me Pillega siin oleme neid leibasid siin ühte kappi niimoodi sättinud seda ühelt poolt seda bioloogiat, teiselt poolt seda mõtete tasandit, siis tegelikult ma arvan, et selle meeleolu teema puhul on mõlemad üliolulised, ehk siis on keeruline ainult sassi läinud mõtete lõngakera püüda lahti harutada, kui tegelikult see keha biokeemia seda ei toeta sugugi. Ehk siis meie keha ju raku tasandil erinevad signaalid, kõik, mis liiguvad, et need vajavad teatud keskkonda selle jaoks. Ja ka ärevuse fooniga tegelikult, kui siin me räägime nagu ajutervisest, siis tegelikult on erinevad nootroopilised ained olemas, mis aitavad seda biokeemiat siin sees sõna otseses mõttes paika loksutada ilma igasuguste keemiliste kõrvaltoimeteta, mida tegelikult näiteks antidepressante kasutades tekib tunne, et neid kõrvaltoimeid seal nagu ravimite juures on
kasutatakse täpselt samu asju, mille vastu tavaliselt abi otsitakse. Kust ma seda tean, et enda peres on väga raske vaimse tervise olukord olnud, mille puhul väga raske südamega ka mõneks ajaks tegelikult antidepressantide tugi oli peal, lihtsalt saades aru, et okei, et olukord on selline, kus on vaja sekkumist. Aga samal ajal on täiesti okei valida ka looduslikumaid vahendeid selleks, et keha toetada, sellepärast et jah, on täiesti okei kombineerida lahendusi. Ei pea valima musta või valge, et ma kas olen nüüd täiesti ravimiusku või ma siis olen nüüd täiesti, kuidas ma ütlen, uhuu või. Et meil ei pea nagu kõõluma nagu, et ma nagu kukun kas siia või sinna, vaid tegelikult võib luua endale täiesti normaalne tervislik. Sa võtad vastavalt olukorrale, nagu kasutad erinevaid türistasid, et ja siinpool on need mõtteviisi arutamise kohad, biokeemia korrastamise kohad, kõik on nagu vajalikud. Ja sest ärevus on hästi individuaalne. Nii palju, kui mina olen ärevuse teemaga kokku puutunud ja seda on päris palju, siis ärevus kõikidel avaldub isemoodi, ta tekib meil isemoodi, aga ega need algpsüühikad on seal ikkagi üsna ühesugused ja nendest lahtisaamine on ka ikkagi üsna ühesugune. Aga selleks on lihtsalt vaja nagu julgust, et koos vaadata ja võib-olla lahti mõtestada eelkõige enda jaoks, et mis siis on need kitsaskohad, mis sul elus seda ärevust ikka ja jälle üles tõmbavad. Ja see, kui me nüüd ikkagi ärevuse peale natukene rohkem rõhku paneme, siis minu jaoks ma olen ka olnud eluaeg väga ärev inimene. Läheb tasapisi paremaks. Tarkus tuleb tasapisi, vahel nad ütlevad, et vanus ja tarkus tulevad koos ja mõnedel inimestel pidi ainult vanus üksinda tulema. Et minul nad käivad ka koos ja vanuse tõustes siis ütleme siis eneseregulatsiooni oskust erinevad, aga ma olen täna seda meelt, et ei pea ootama 60. eluaastani, et osata ennast reguleerida. Et oma närvisüsteemi võiks tundma õppida natukene varem, noh, 20-40 aastat varem, sellepärast et järjest rohkem tuleb meie sekka noori, kes on väga ebastabiilsed ja ikkagi need sümptomid avalduvad väga-väga varakusti. Ehk et sa peaksid olema siis väga tähelepanelik oma laste suhtes ja vaatama ja toetama ja võib-olla siis otsima sellist tasakaalustavat toetust oma lapsele, et ei jõutaks sinna faasi, kus on antidepressandid nii-öelda nagu ainus lahendus. Vahel nad tõesti on ainus lahendus, sest kui inimene enam ei suuda ennast teisiti kogeda ja kehal juba puudub see elamise see tunne, kui ta enam ei oska edasi liikuda, ta enam ei mäleta seda tunnet, siis kahjuks jah, need antidepressandid tulevad siin appi, aga jällegi mina olen ka selliste teistsuguste lahenduste pooldaja. Ma ei pane kätt ette ja inimene alati ise otsustab, lihtsalt meie ülesanne on näidata teisi lahendusi ja kuna meil mõlemal on kogemus ärevusega, meil mõlemal on kogemus erinevate, noh, ma ei tea, ma ei saa enda asjade kohta nüüd just paanikahood öelda, aga mul on küll olnud selliseid pikemaid ja lühemaid perioode, kus mul on olnud väga-väga raske ja kus ma olen käinud iseenda matustel korduvalt ja korduvalt. Ehk et mulle on need teemad kõik väga tuttavad ja selleks on see mitte selline teoreetiline väljakutse, vaid ikka pigem praktiline väljakutse. Ehk et me jagamegi sulle siis terve kuu aja jooksul sellest, mida sa saad teha, mida sa peaksid jälgima, kuidas sa saad, kus sa saad lisainfot, kus sa saad lisatuge, mismoodi sa võiksid vaadata, ehk et näidata sulle selle ärevuse võib-olla nagu teist poolt. Sest me oleme harjunud oma vaatevinklist nägema seda ühte joont, eks, et me proovime sulle näidata, aga mis siis, kui sa proovid teistsugust lähenemist. Ja siis sa saad vaadata ja katsetada ja anda meile tagasisidet, et kuidas see
töötab. Ja kui me mõtleme kokku nagu selle peale, et mis pooled me püüame seal nagu nii-öelda ühendada, siis me Pillega mõlemad oleme veendunud tegelikult, et see 30 päeva on põhimõtteliselt 4+ nädalat natukene ja selle ajaga oma keha sees on läbi pisikeste harjumuste nagu juurutamisega või siis pisikeste nende nii-öelda soovi nagu kahjulike juurikate väljajuurimisega nii-öelda ja uute paremate harjumuste sissetoomisega päris suuri muutusi võimalik saavutada. Et vähemalt hakata nägema valgust, Mhm. võib-olla isegi siis, kui alustades, siis kui sa tuled ja meiega liitud, tundub ikkagi üsna pilves see ilm. Et alates hommikul ärgates kuni õhtul magama minekuni, et ei ole tunnet, et hakkab päike paistma. Et siis ma usun, et hakkad päikest märkama. Jaa, sellepärast, et ega ärevus on väga kurnav, ta väsitab väga organismi, ta hoiab sind kogu aeg nii-öelda allveeseisangus, kogu aeg sa pead kas põgenema või tormama kuskile, ehk et sa ootad nagu ohtu. Aga just see arusaamine, et ohtu ei ole, et see on see, mille märkamiseks on väga palju erinevaid võimalusi. Ja tõesti need väikesed harjutused aitavad sul kogu aeg olla ühenduses oma selle ärevusega. Kõlab imelikult, eks ju, me kutsume sind olema ühenduses oma ärevusega ja vaatama seda, et mille peale sa siis tegelikult ärev oled. Mhm. Ja siis tulevad alt välja sellised hästi lihtsad asjad, mis on sind kunagi oled sa midagi otsustanud, kunagi oled sa olnud mingisuguses situatsioonis, mis sul ainult kordub ja kordub ja kordub. Ehk et sa oled ära unustanud, et sa oled vahepeal saanud 10 või 20 või 50 aastat vanemaks, aga sa ikkagi oled siis nii-öelda nagu see väike poiss või väike tüdruk, kes selle ärevusega koos kõnnib ja hängib. Et sa oled teinud temast endale liiga hea sõbra ja mõningaid sõpru ei ole vaja surmani välja vedada. Võib vahepeal lahku minna ja otsida endale teistsuguseid mängukaaslasi. Ehk et siis selliseid natukene teistsuguseid aspekte me tahame sellesse väljakutsesse tuua ja ma väga-väga loodan, et see väljakutse on selline, mis aitab sind päriselt elus teise kohta. Sest meil on väga palju kohti, kus me saame üheaegselt olla ja kui me oskame juba natukenegi läbi paremaid kohti, siis meil hakkab igapäevaselt ka paremaks minema. Ja meil on siis selline tore plaan, et meil on seal siis sellised asjalikud nagu koolituse moodi plokid ja siis meil on ka küsimuste-vastuste kõned, kus sa saad tulla ja küsida siis just nimelt seda vaatenurka, mis sulle jäi arusaamatuks või mis sulle tundub, et võiks sinuga sobida. Ja siis me liigume koos edasi, nii et meie oleme siis nii-öelda nagu need ruumihoidjad ja võib-olla selle taustainfo andjad, aga see töö, mis teha tuleb, et see on ikkagi sinu teha. Ja tavaliselt kõige suurem vastupanu on ikka see jah-otsus. Et ma olen valmis oma nendele varjudele nii-öelda otsa vaatama. Sest ühelt poolt on ärevuse ja selle nagu sellise turvameelsuse ja nende hallide pilvedega ju väga keeruline olla, aga teistpidi võib olla väga hirmutav ka see, et aga mis siis, kui seda minuga enam ei ole. Jaa, sellepärast, et sa oled harjunud seal olema. See on nii-öelda nagu sinu turvatsoon, see on sinu mugavustsoon ja parem on siis olla alateadvuse jaoks turvaliselt ebamugavas kohas, kui minna välja, sest see, et võib-olla on seal mugavam ja parem, aga mis siis saab, kui ei ole. Ehk et me siis proovime sulle näidata, et mis siis ikka saab, parem on. Ja igal juhul tasub need varjud endale väiksemaks nagu hakkida. Jaa, sest võimalus. just, sest elu on pikk ja võib-olla, et sa aasta pärast enam ei mäletagi seda, kust sa alustasid. Ja sellega seoses siis ongi meil sulle üleskutse, et sa saad selle väljakutsega liituda. Et sa leiad siis lingi, kus sa saad ennast registreerida ja saad osaleda, et päris tasuta see väljakutse ei ole. Aga no nii. Aga võrreldes sellega, mis ärevus sulle päriselt maksma läheb, siis on see kõikidele jõukohane.
Jaa, ma usun küll, et raha taha see jääma ei peaks. Ja ega siis muud ei olegi, me alustame 1. augustil ja see podcasti osa on tõenäoliselt selline, mis väga igaveseks siia rippuma ei jää. Et kui sa siis oled valmis, siis klikka lingile ja me näeme väljakutsel. Aitäh sulle! Kohtumiseni!